Tere, Marko Simbol ja täna räägin teile sellest, mida tähendab loeng Õnnelik koer, mida see endast sisaldab, millest seal juttu tuleb. Mis üldse on õnnelik koer? Õnnelik koer on loomulikult see koer, kellel on elus kõik hästi, nii nagu inimeselgi, kes on rõõmus, positiivne ja ei ole ärev, stressis, kuidagi kartlik, muude probleemide küüsis. Aga tihti kipub olema olukord, kus sa lihtsalt vihastad koera peale, kuna ta ei kuula, on paha, teeb pahandusi, korraldab mingi jama ja ei oska temaga mitte midagi ette võtta. Ja ma soovin teile anda informatsiooni, kuidas sellistes olukordades toime tulla, mida nendes ette võtta, et neid vältida ja kui võimalik juba ennetada. Aga selleks, et teaksite, mida seal loengus oodata, annan teile väikese ülevaate, mida räägin. Siinkohal ma tahangi teile öelda, et käesolev loeng ei räägi teile koera istuma, lamama ega seisma õpetamisest, vaid hoopis teistel teemadel. Ja see on Eestis väga vähe nii-öelda levinud teema või üldse, ütleme, õpetusviis, kuidas saaks koeri õpetada nii, et te ei pea neid käskima. Ehk siis te saate endale kasvatada hea koera sellisel viisil, et ta ise ongi hea ilma, et te peaksite teda sundima. Esimesel loengupäeval ma räägingi põhiliselt teile siis sellest, kuidas koeraga käituda, kuidas temaga olla, temaga suhelda, kuidas te saate koera lugeda, et aru saada, mida ta teist tahab, mida ta ootab sellelt nii-öelda elult, kuhu ta just on sattunud ja muudest sellistest asjadest. Ja loomulikult räägin ka esimesel päeval juba sellest, mida ette võtta siis, kui koer käitub praegu halvasti. Aga ütleme nii, et esimene päev ongi mõeldud rohkem sissejuhatuseks, ülevaate andmiseks ja alustuseks kogu see laiale teemale. Ehk siis räägin teile olulisematest asjadest, mida üks koeraomanik võiks teada, millest oleks talle otseselt kasu. Esimesel loengupäeval käsitlen ka koerte sotsialiseerumist, kutsikaeast, kuidas sellega tegeleda, samuti kuidas temaga võiks mängida, nii et see oleks ka kasulik, ütleme nii, et mäng ja õpetus käsikäes ja milliseid mänge üldse mängida. Ja puudutan ka positiivset õpetamist, ehk mis see on. Sest et ei ole haruldased juhused, kus koera õpetatakse nii-öelda vägivaldselt, ehk siis halvaga. Aga seda ei ole vaja, eriti kui teil on tegemist kutsikatega. Sest kutsikas on õrn, väike loom ja tema kogu maailm on alles kujunemisfaasis. Ja ta ei vaja julma ja jäika kohtlemist. Temaga saab üsna lihtsalt ja sõbralikult hakkama ja kui te sellise suhtumise võtate kohe alguses, siis see kutsika õpetamine ja temaga tegelemine läheb üsna positiivselt kogu tema ülejäänud elu. Teisel loengupäeval, õigemini loengu õhtul, võtan ma teemaks koerte stressi, koerte ärritumise, kõik sellised probleemid. Ehk siis, millega inimesed kokku puutuvad igapäevaselt. Täiesti tavaline on olukord, et koerad ärrituvad meeletult, nähes teist koera kõikides muudes olukordades, kus nad ei suuda ennast talitseda. Kui nad on rihma otsas, hakkavad rabelema, kui nad on aia taga, hakkavad meeletult haukuma. Kõik sellised olukorrad, miks need tekivad ja kas me saame neid kuidagi ära hoida ja kui nad on juba tekkinud, siis millised oleks lahendused. Neid teemasid käsitleme teisel päeval. Minu juurde jõuab tihti koeri, kellel on, kas nüüd öelda raske iseloom, aga ütleme nii, et nad ei oska käituda. Ja ma räägingi teile nendest käitumisprobleemidest ja mil viisil neid saab lahendada. Ehk siis muuta selle halvasti käituva koera hästi käituvaks koeraks. See ei ole midagi keerulist, see nõuab teilt natuke püsivust ja tahtmist ja õiget suunamist. Ja sellise info ma katsun teile anda siis teisel loengupäeval. Kolmandal loengupäeval räägime teile sellest, mis kipub minema valesti, kui koer õpetatakse, miks koer lõpuks ei kuula, kuigi on temaga näiteks käidud seal võib-olla pool aastat või aasta otsa treeningul, õpetatud teda istuma ja kõrval käima, aga see ikkagi ei tule välja või tuleb välja kohati jälle ei tule. Et sellised tüüpilised olukorrad ja
kas ka selle vastu saab midagi ette võtta, millised oleks need võimalused, et koer kuulaks paremini. Tegelikult see käitumise, koera vaimse tervise olukord on tihtipeale täiesti kõrvale jäetud. Ja nendel 2 päeval, 2. ja 3. päeval tahan ma teile sellest rääkida, sest et Eestis ei ole sellest räägitud või kui on, siis väga ja väga vähe. Minu soov on teile anda nendel 3 päeval selline info, mida te saaksite oma koera juures kasutada. Ehk siis, kui te lähete loengult ära, teil on olemas mingisugused teadmised juba, kuidas koera muuta paremaks. Ja kui see 3 päeva kokku panna, siis on sellest teile tõusnud kasu. Sest tõesti, minu siiras soov on teid ja teie koera aidata, kui teil on temaga probleemi ja tahate teda kasvatada hästi ja positiivselt. Nii et kui soovite sellistest meetoditest ja treenimise võimalustest teada saada, siis tulge loengule. Need, kes praegu seda videot on lõpuni vaadanud, ma loodan, et teid huvitab see teema, mida ma räägin. Ja kui te ei ole veel piletit ostnud, siis ma siin praegu suuliselt annan teile uue sooduskoodi, millega saate kuni 20. oktoobrini osta pileteid jätkuvalt 15% allahindlusega ja selleks koodiks on oktoober 20 kokku kirjutatult suured tähed. Nii et klikake lingile, ostke pileteid, kui teid huvitab see teema. Näeme loengus. Kõike head teile!